tere, armas teekaaslane, teeme kaardi lugemise nädalale 16–22 juuni. Minu nimi Stella Shakti, olen kanaldaja Ekstrasenss ja armastan teha neid kaardi lugemisi, et saada algallikalt, armastuselt peegeldust, juhatust, õpetust, suunamist, märguannet, mil moel oma elu kõige helgemal ja kergemal moel valida, elada, sest kõik on valikute küsimus. Ja kuigi me seda vahetevahel võib-olla kogu aeg teadlikult ei saa aru, et kõik meie elus on pidev valimine, siis kui me hakkame lähemalt uurima, et mismoodi see meie elamise viis siin planeedil siis toimib, siis tegelikult me teeme ju igas hetkes valikuid, mida teha ja kuidas teha ja mis häälestusega teha ja mida mitte teha ja võib-olla ka jätta otsustamata mingid kohad, et ka need on tegelikult alati valikud. Ja selle nädala põhiteemaks tulebki siis mina valin enda ellu eduvoo. Seda valikut tuleb ise teha ja kuna see on selline puhastav energiatsükkel, mille keskel me siin parasjagu oleme, siis suure tõenäosusega sellel nädalal põhiliseks teemaks tulevadki sellised nagu meisterõpetused meie ellu üles, et me ei valiks enam seda, mida me tegelikult ei taha, vaid valiksime ikkagi sellise kogemuse, mis tekitab meile kõige parema enesetunde. Et selline sisemine torm või sisemine rahutus on sageli märguandeks selle kohta, et me oleme hakanud kas mõtlema mingit mõtet, mis ei ole tegelikult meie südamega kooskõlas, ja kui selline rahutus üles tuleb, siis see ei ole mitte koht, kus nende rahutuse mõtetega kaasa joosta, vaid vastupidi, õpetada ennast rahunema, lõdvestuma ja valima seesugused mõtted ja otsused ja teha sellised valikud, millega on kõige parem enesetunne. Ja õppides selliselt oma madalama mina, oma hirmunud mina kogemusest välja tulema, toimub meie eludes tohutult suur hinge tervenemine. Ja see on nii ilus kaart, ma ei olegi seda kaarti varem siit kaardipakist näinud. Võimalik, et meie ellu tulebki täitsa mingi selline uus tunne või tunnetus või nägemus, mida me ei ole ka varasemalt sellise nurga alt saanud enda elus näha. Me häälestume ja joondume enda tõelise algolemusega ühte ja näeme enda tõelist ilu ja enda tõelist teemant olemust. Et kui ma seda võrdleksin veel sellesama teemanti teemaga, siis nii nagu teemant ju alguses ta on lihtsalt kivi ja keegi võtab selle kivi ja siis hakkab seda puhastama ja vormima selleks kauniks teemantiks, milleks ta siis lõpuks saab, siis samamoodi elu õpetab meid, kuidas meie oma hirmu mina, oma puudusteadvuse mina, oma raskustele keskenduva mina saame enda ümbert ära puhastada, et meie sees olev tõeline algallika ja küllusega üks olev energia saaks tulla täielikult pinnale ja saaks tulla nähtavale. Et kui siin sellel nädalal on üleval sellised ülekoormatuse teemad nagu üleväsimus, ülepingutus, siis on väga õige aeg küsida abi, paluda abi ja suhelda nendega, kes on meie suhtes soojad, austavad, sõbralikud ja kui sa oled ise sellises heas ja tugevas kohas, siis just nimelt sellise läbi armastava ja õrna suhtumise teistesse me võime näha, kuidas ka nende sellised rasked koormad ja hingevalukihid lihtsalt hakkavad sulama. Lihtsalt sellest, et me oleme nendega koos või hoiame neile armastavat ruumi.
väga ilus, siin tuleb selline hästi küpse energia kogemus läbi, et selline poisikeselik või tütarlapselik selline lihtsalt lahmimine meie eludes, lihtsalt elu õpetab meid seda ümber vahetama, tasakaalukama, küpsema, mõistvama, sellise teadvelolekus oleva kogemuse vastu. Ja elu õpetab meile looma, et see, mida sa soovid oma ellu, et seda on tarvis luua, seda energiat on vaja kehastada. Kui sa soovid oma ellu mingit uut moodi kogemust, siis on vaja muuta enda energiasagedust, et selle kogemusega kaasa võnkuda, millega sa tahad siis tulevikus kooskõlas elada. Et selline armastuse ja heaolu tunnete lubamine ei nõua meilt seda, et meil peaksid need kogemused juba kohal olema. Et eneseusk on see, mis meid suunab hoidma seda sagedust, milles me tahame tulevikus elada juba praegu. Et see, kui sa lubad endasse neid tundeid, mis seonduvad sulle selle unistuse täitumisega, mis sul on, lubad neid tundeid juba varem enda kehasse, enda teadvuse ruumi, siis sa muutud magnetiks sellele kogemusele. Füüsikaliselt võime öelda, et siis võnkudes selle kogemusega samasel lainepikkusel ei ole universumil muud võimalust, kui sulle seda kogemust ka tuua. Mis tähendab lihtsamalt öeldes seda, et kui sa näiteks oled unistanud näiteks uuest elamise stiilist või eluviisist või mingisugusest kogemusest, näiteks õnnelikus suhtes olemisest ja sa oled praegu vallaline, siis see, kuidas sa saad kiirendada seda protsessi, et su ellu tõesti see õnnelik suhe tuleks, on tarvis lubada endasse neid tundeid, nagu see olekski juba sinu elus kohal. Nii ma manifesteerisin ka enda kaksikleegi, ma tunnetasin tema energiaid ja seda, et me juba oleme koos ja ma teadsin väga selgelt, et me räägime omavahel inglise keeles ja vahel ma siis pidasin ka ise enda sees selliseid ingliskeelseid dialooge nagu oma kaksikleegiga oma mõttes ja kujutasin ette, kuidas me käime koos jalutamas ja võtsin juba selliseid kogemuse aegasid, kus me juba teeme neid asju koos, mida ma unistasin, et me ühel hetkel teeme ja siis selliseks minu elu kujuneski. Et võin enda kogemusest öelda, et see tõesti töötab ja elu ütleb veel selle nädala kohta selgelt ka seda, et on aeg lubada oma tiivad avada, kuula oma sisetunnet ja usalda seda, sest et su sisetunne juhatab sind ikka alati õiges suunas. Ei ole vaja karta, et äkki mu sisehääl valetab, seda ei ole. Et sisehääl, kui see on südamega kooskõlas, siis see on enesekindel, see on rahulik, see on turvalise tundega ja see on avara ja mõnusa tundega. Et kui hirmuhääl hakkab rääkima, siis tulevad sellised ärevused ja sisemised vastuolud. Et siis on vaja õppida ennast rahustama ja keskenduma jällegi, et minu jaoks on edu võimalik. Et ükskõik, mis sellel nädalal üles tuleb, see on kõik abiks selleks, et me valiksime jällegi selle, mida me tahame. Et kui tulevad üles need kohad, mis meile ei meeldi, mingisugused mõtted või kogemused, siis need on selleks, et ma siis otsustaksin, aga kuidas ma siis tegelikult soovin, et oma soove ja vajadusi lähemalt mõista. Ja hakkame vaatama päevade kaupa energiaid, et see on siis suvise pööripäeva nädal,
kõik see nädal siis valmistab meid ette selleks suviseseks pööripäevaks. Kohe vaatan ka täpselt, kas ma näen siit kellaaega. Suvine pööripäev Eestis 21. juuni kell 5:41 hommikul. Ja sellel nädalal on kindlasti mu koduleheküljel üleval ka suvisese pööripäeva meditatsioon, et sa saaksid seda pöörangut ja sisemist eduvõnget õppida hoidma ja häälestada ennast terveks selleks suveks, et see oleks tõesti su elu parim suvi ja nii ka iga järgmine. Sellise kanaldusprotsessi ma kindlasti oma koduleheküljele üles panen. Kes soovib, siis leiate sellest stellashakti.com. Aga vaatame siis nüüd lähemalt päevade kaupa. 16. juuni. 16. juuni on sellise ilusa energiaga päev, kus elu kutsub meid rohkem külvama valguse seemneid ehk otsustama ja valima, et see, milliseks su suvi kujuneb ja missugune su üldse su eluolu tulevikus on. Et siis sa kirjeldaksid seda või tunnetaksid seda tunnet juba eelnevalt, nagu see olekski päris kindlalt sinu jaoks selliselt tulemas. Ja üks võti selle kogemuse juures on see, et kui sa näed, et praegu ei ole nii, nagu ma tahan, siis selle asemel, et vastu võidelda sellele, et mulle ei meeldi, ma ei taha, miks mina ja sellised kogemused, siis selle asemel õppida aktsepteerima, et selle asemel, et võidelda ja enda sees seda vastuolutunnet hoida, siis aktsepteerida, et praegu on nii, et las olla, hetkel on nii, aga see hetk on ju mõne hetke pärast juba möödas, eks ole. Et siis on jälle uutmoodi, et me kogu aeg liigume nagu, võiks öelda nagu kosmoselaevaga mööda seda kosmost ju sõidame mööda kosmoset ringi siin planeet Maa peal. Ja me liigume pidevalt läbi erinevatest energeetilistest kihtidest ja lugudest ja energiatest ja see, mis praegu on, seda juba homme ei ole, nii et ei ole mõtet liiga palju keskenduda sellele, mis praegu on, vaid kaastundlikult aktsepteerida, et on nagu on, aga ma juba praegu võtan ühendust selle tuleviku minaga, kes elab selles paralleeluniversumis ja sellel ajajoonel, kus mulle kõige enam meeldib olla, et me praegu õpetame oma teadvust olema rohkem paindlikud, rohkem südames, rohkem sisemises rahus ja eneseusus, et see, mida me soovime, ka meie ellu tuleb. Ja selleks elu ongi meile siis andnud sellised nagu tööriistad või õppevahendid, ütleme niimoodi. Õppevahenditeks ongi need olukorrad meie elus, mis parasjagu on. Iga situatsioon on meile abiks, et me õpiksime valima enda sees, enda elukogemuses rohkem seda, kuidas me tegelikult olla tahame. Et õppides ka neid olukordi armastusega üle ujutama, millele meil on olnud suur vastuseis või ebameeldivuse tunne, muudab meid tegelikult väekamaks, mitte ei kahanda meie väge. Ja sellises armastuse väes olemine, kui me oleme võtnud vastutuse selle olukorra eest, ükskõik mis meie elus on, et mina vastutan selle situatsiooni eest nii, nagu praegu on, ma olen vastutav,
siis see vastutuse tunne ei ole mitte selline enesesüüdistus, et näed, mina olen kõiges süüdi, nüüd ma pean selle jamaga tegelema, mitte nii. Vaid see, et ma olen selle kogemuse oma ellu tellinud. Ma olen tänulik, aitäh, et ma sain seda kogeda, ma aktsepteerin, võtan selle vastu. Ja nüüd täies vastutuses ma palun universumi abi, et mu elu saaks mu nüüdsest alates olla hoopis nii ja siis kirjeldan, mismoodi see uus viis on. Kui ma ei ole selle praegusega rahul, siis ma võtan otsuse vastu, et ma loon selle uue visiooni ja selle uue tunnetuse, kuidas ma siis tulevikus olla soovin. Ja see oskus toob meisse oma maagiolemuse mäletamise. Et olla oma elu maag on tegelikult selline oskus, mida me võiksime kodust kaasa saada oma isalt. Et see on selline tervikliku isamustri üks omadus on see, et me oleme suutelised looma enda füüsilises reaalsuses, enda inimlikus kogemuses edu, mis iganes eluvaldkonnas. Kui meil sellist isa rolli, isa eeskuju ei ole olnud, kes oleks seda meile ette näidanud, siis on aeg hakata iseenda teadvusele isaks ja ehitada see tugev algalliga ühenduse sild iseendas. Et kui sellist isa eeskuju ei ole olnud ja väga paljudel ei ole olnud, siis on tegelikult meile võimalus selles kehastuses siin arendada endas iseseisvalt välja enda tugev isa natuur. Enda kehas, ükskõik kas sa oled naine või sa oled mees, me kõik saame olla oma sisemisele lapsele sisemisteks vanemateks, iseennast koolitada ja õpetada. Ja kui selline olukord meie elus on, siis selle päeva energia ideaalselt aitab meil seda kogemust pinnale tõsta, mis võib meile tunduda justkui väljakutse, selleks, et me õpiksime seda väljakutset lahendades ennast tooma enda sisemise maagi kogemusse, ehk siis võttes vastutuse. Vastutus on see võti, mis annab meile need tugevad juured. Ilma vastutuseta, ilma usalduseta, et see on minu hinge kõrgemaks hüvanguks, kõik, mis mu elus on. Ilma selleta me ei ole oma täies väes. Et selleks, et olla täies väes, on vaja need juured maha panna ja võtta sisemine otsus olla täielikult endaga kooskõlas, see tuleb enda kätesse võtta. Nii, see on siis 16 juuni. Ja lähme kohe edasi, 17 juuni. 17 juuni on portaali avatuse päev, mis tähendab seda, et sellel päeval võivad meile tulla väga võimsad, võib-olla lausa ülemeelelised, sellised taipamiste vood, märkamised, jõulised ka universumi poolt vahele sekkumised, kui keegi on hakanud väga kaugele oma hinge teelt minema, et siis sellel päeval juhatatakse läbi nii-öelda juhuste või selliste sisemiste äratamiste inimesed tagasi iseendaga rohkem kooskõlla, nii et väga ilus, hea tervenduspäev, et usaldada, et sellel päeval need sõnumid, mis tulevad, võivad olla tõesti väga võimsalt jumalikult juhatatud, et kuula enda sisehäält hästi sellel päeval, just seda positiivset nügimist, kui tuleb tunne midagi teha, tahad kellegagi ühendust võtta, siis võta ühendust.
tahad kuhugi minna, siis mine, et usalda hästi seda spontaanset energiavoogu, sest et selline spontaanne sammude tegemine ja enda intuitsiooni usaldamine toob sind järjest kõrgemasse sagedusse ja ülestõusuprotsessis võime siis öelda, et valgustatuse kogemusse. Aga selleks ongi siis vaja sellist sisemist paindlikkust, et me ei oleks liiga jäigalt oma vanades mustrites, et näed, kogu aeg olen nii teinud ja nüüd pean kogu aeg nii tegema, vaid see, et ma olen kogu aeg nii teinud, aga vot täna ei ole tunnet teha, et siis jättagi see midagi kas tegemata või vastupidi midagi uut hoopis ette võtta, mida varasemalt ei ole mõelnud või valinud. Et nüüd me võime teha täitsa uut moodi valikut. Et sellel päeval tunneme keha kaudu, et siin on hästi tugev selline instinkt, väga tugev mõistmine võib tulla, väga isegi ekstreemne arusaamine. Võib-olla tahad elus mingis teemas absoluutselt teha kannapöörde, täielikult muuta oma fookust, et võib-olla mingi prioriteetide ülevaatamine, et oled midagi hästi oluliseks pidanud senimaani ja nüüd valid uuel moel ennast äratada. Ja kuna meil on siin see eelmine peegelduste tsükkel, eelmine energiatsükkel oli peegelduste tsükkel, siis täitsa võimalik, et see peegelduste tsükkel andis sulle sellist uut ainest, mida sa nüüd tahaksid kas endas ümber häälestada või ümber muuta. Sellel päeval võibki siis tulla selline selge samm ja selline selge otsus sinu seest, et sa oleksid hästi kooskõlas, et su mees ja naisenergia su sees oleks jumalikus abielus. Et sellised sügavad peegeldused võivad vahetevahel olla ebamugavad, sest me näeme nagu mingeid omadusi või kogemusi teistes. Aga siis me võime alati vaadata, aga äkki see on hoopis minus olnud. Äkki hoopis ma näiteks arvan, et keegi põgeneb. Äkki ma ise olen millegi eest põgenenud, äkki ma ise jooksen oma tunnete eest ära, äkki ma ise olen kuidagi nihkes mingil põhjusel, äkki ma vajan mingit tuge mingis teemas, miks ma mingisse mustrisse olen läinud. Et see on selline hästi ilus häälestumise päev. Nagu kui me mängime kitarri, et siis enne kitarri mängimist paneme kitarri häälde, et see oleks täpselt õigetes sagedustes ja kui me kellegagi koos mängime, siis meie energiad oleksid kooskõlalised ja helitoonid. Et samamoodi siis ka paarisuhte jaoks võib see olla väga ilus päev, kus me valime armastuse võib-olla mingisuguse sisemise võitluse asemel või kriitilisuse asemel või mingisuguse nagu välisega tegelemise asemel vaatame rohkem enda sisse ja tänu sellele enda sisse vaatamisele me mõistame midagi, mis teeb meie eluolu palju mõnusamaks, ehk siis võib-olla mingisugune ongi tormine, selline äikeseline koht meie elus olnud ja siis, kui me enda sisse vaatame, siis me saame aru, oota, aga ma ise loon kuidagi seda tormi, sest et mis iganes põhjused, ma näen neid, ja kui ma näen midagi, mida ma saan endas teisiti valida, kui ma senini olen valinud, siis see on väga hea päev, et see valik ja otsus teha ja seeläbi tuua sellesse suhtesse, sellesse kogemusse täitsa uus visioon ja uus tunnetus selle kohta, kuidas ma tegelikult olla tahan või mida väljendada või kuidas kogeda.
kohe 18 juuni juurde. 18 juuni on silla ehitamine vana ja uue vahel. Ja meil tuleb ületada sild nimega julgus, mis võib tähistada seda, et ma tunnen enda sees, et ma nii tahan midagi kogeda, aga midagi on mind hoidnud justkui tagasi. Ja nüüd ma sellel päeval saan teadlikuks. Ahah, seda tahan kogeda. Ahah, okei. Sellepärast ma ei ole julgenud seda silda ületada, et ma mõistan seda, miks ma ei ole veel hakanud elama nii, nagu ma tegelikult elada tahan. Miks ma ei ole veel juba olnud häälestunud sellele laine pikkusele ja meile antakse kõrgemalt poolt, kõrgema mina poolt väga selge märguanne, et see, mida sa oled arvanud, et on võimatu, on tegelikult võimalik. See hea kogemus, see imeline kogemus, mida sa oled tahtnud ja pidanud enda jaoks kas liiga suureks, kättesaamatuks, nagu oled nagu alla andnud enne, kui isegi oled proovinud, mõnel juhul võib nii olla. Siis selle päeva energia ütleb, et aga vaata uuesti, aga otsusta uuesti, aga tegutse uuesti, aga alusta uuesti, aga mine üle selle silla, julge. Sest et elu tahab sulle midagi väga imelist tuua, aga meie oleme siis oma elu vaatlejatena jäänud vaatama seda, aga näed, see ei õnnestunud, aga see ei õnnestunud, aga see ei õnnestunud. Mis ma ikka siin enam proovin. Et siin võib olla just see koht, et lõpeta see mineviku pärast nukrutsemine, et need asjad, mis ei õnnestunud, ei pidanudki tollel hetkel nii toimuma. Aga see ei tähenda seda, et sinu jaoks need toredad kogemused võimalikud ei oleks, vaid et nüüd on midagi palju lahedamat sinu jaoks võimalik. Ja see, et tollel hetkel need asjad ei õnnestunud, on sinu eriline lugu, mida sa saad tulevikus inimestele jagada. Et just see, et näed, on ju küll kirjanikke, kes ei hakka kirjutama enne 40. eluaastat ja siis neist saavad ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ja väga armastatud kirjanikud või muusikud, kes ei ole kunagi muusikakoolis käinud või keda on lausa välja visatud kuskilt muusikaklassist või et see, kui sul on olnud mingid ebaõnnestumised varasemalt, aga sa ikkagi tahaksid seda teha, mida sa teha tahad, siis see ei ole sellepärast, sind elu ei ole sellest teemast minema kiskunud varasemalt, et sa järele jätaksid, vaid sellepärast, et sa teeksid nüüd enda moodi, et see sinu edulugu inspireeriks hiljem ka teisi, kes arvavad, et näed, ma olen juba 25-aastane, minust ei saanud ei lauljat, kirjanikku, muusikut, teadlast, et mu elu on nagu läbi kukkunud. Või et olen 30-ne, ma isegi ei tea, mida ma teha tahan. Olen 40-ne ja mul on kõigest nii kõrini, et ma ei oska enam midagi isegi tahta. Ja vot siis see sinu edulugu, see sinu nii-öelda tuleb sõnum varjusurmast välja tulemine, kus sa oled mõnes mõttes nagu lõpetanud selle rõõmu ja armastuse vooga kaasa liikumise, millega sa oled soovinud. Aga nüüd sa valid ikkagi selle rõõmu ja õnne tee ja sa valid ikkagi seda teha, mida sa teha tahad, siis sellega sa tervendad väga paljusid. Kõigepealt toimub sinu enda sees suur muutuse transformatsioon, sest et elul on kombeks meid alati üllatada ja see on, ma arvan, üks selline
väga huvitav kosmilise huumori üks eriliike, kuidas elu armastab meile tuua kogemusi, mida me oleme just käega löönud ja mõelnud, et minu jaoks ei olegi võimalik. Ja siis see kogemus tuleb ja koputab su uksele, ütleb, et lase mind sisse, et ma olen siin. Ja sellel päeva energia ütlebki, et tee nüüd see südameuks lahti ja julge vaadata, mida sa oled kõrvale jätnud, tahtnud selle teema isegi unustada, sest sellega on seotud olnud pigem piinlikkustunne või raskuse tunne, et sa enda südant ei reedaks, tuled ikkagi selle teema juurde, mis sinu südame kõige rohkem särama paneb ja julged seda valida ja julged seda teed käia. Selline põnev energia. 19. juuni on suur pöörang, tervenemine ja taastumine. Jah, et siin on võib-olla selline suurem puhastus toimunud meil viimastel päevadel meie eludes ja see puhastus jätkub. Ja selle puhastuse, selle päeva energia nimetus on, et läbi rahu ma näen, et siin on vaja hästi lubada endal rahuneda, lõdvestuda. Ja selles rahu kogemuses toimub väga kiire edasiliikumine ja väga suured eduprotsessid. Et võtmeks ongi see, et ma ei ürita seda olukorda kontrollida ja pingutuse ja ülemõtlemisega kuidagi pusasse ajada, vaid ma vastupidi võtan täieliku rahu aega ja kui mul on mingid hirmud või mingi paanikakogemus, siis ma õpin ennast rahustama, et ma ei hakka selles paanikatundes seda teemat enda sees ketrama. Ja kui me selliselt ennast rahustame ja lõdvestame, mediteerime, tuleme tagasi algallika enda tõelise olemusega kooskõlla ja lubame endal tõesti kogeda seda sügavat suurt tühjust, avarust, haakumatust ja tüünet rahu enda sees, siis selle koha peal võtab algallikas juhtimise ja asjade ümberkorraldamise enda kätesse. Et kui siin on mingid ärevused, pinged üleval, tee meditatsiooni, tee reikit endale, lõdvestu. Ja seda on vaja teadlikult valida, et see ei ole nii, et eks ma siis lõdvestun, kui mul aega on, vaid et ma võtangi teadlikult aega, et selle aja, mis ma praegu siin istuksin ja muretseksin või scrolliksin närviliselt sotsiaalmeedias, ma tänasel päeval ei scrolli, ei lähe närvi, vaid ei tee midagi. Panen jalad seina peale ja las universum korraldab. Universum näita, kuidas sa korraldad. Ma annan kõik täna sinu kätesse lahendada. Näita, mis lahenduse sa siis tood, et mina olen avatud ja annan kõik sinu kätesse, universum. Ja kui siis tuleb selles lõdvestuse seisundis selline jumalikult inspireeritud tegevuskava või mingi otsused, näiteks tuleb mingi hea mõte ja mõtlen, et kirjutan selle üles, siis muidugi usalda seda voogu. Aga mitte siis tegutseda närviliselt, et ma pean helistama talle ja talle rääkima, kui raske mul on. Või ma pean nüüd tegema seda sellepärast, et muidu mitte keegi seda ei tee. Vaid et sellel päeval õpetab elu, et lase olla, lase algallikal nüüd toimida ja toimetada. 20. juuni on meil viimane kevadepäev. 21. juuni on meil siis suvine pööripäev ja tuletan meelde, et saate mu koduleheküljelt siis ka suvise pööripäeva meditatsiooni tellida, kes soovib. Ja selle
20. juuni kevadise viimase päeva ülesanne on tuua meile mingis teemas suur paljastus, suur arusaamine, nägemus ja taipamine. Ja kuidas me kõige paremal moel saame kaasa aidata, on läbi selle, et esiteks hoian oma pea hästi selge, suhtlen hästi selgelt, hästi südamest, olen oma suhtlemises sõbralik, kui on vaja rääkida mingid asjad selgeks enne suve algust, väga hea mõte, aga teha seda kaastundlikkuse ja heasüdamlikkuse vaimus. Ja kui ma tajun, et mu mõistus ja süda on läinud eri rada mööda ja ma üritan leida tasakaalu nende kahe vahel, siis see, mida elu soovitab sellel päeval, on täitsa kohe arendada välja ihnuskoi energia, et vot hirmu mõtetele täna energiat ei anna. Kui mul on valida hirmu mõte ja armastuse mõte, siis vaata nendele hirmu mõtetele ma ei kavatsegi jõudu anda. Ma võin neid jagada, kui ma tunnen, aga sinna kõrvale jagan siis kindlasti ka seda, aga mida mu süda räägib. Ja hoides endas sellist teadlikku tasakaalu, et nendele halva tundega mõtetele isegi ei anna energiat, vaid tasakaal seisnebki selles, et see, mida mu süda räägib, seda räägib ka minu mõistus. Seega ma olengi tasakaalus, siis see toob väga võimsa eduvoo tervesse sellesse suveenergiasse, et seda on vaja õppida teadlikult endast arendada, et aru saada, kumb on minu südame hääl ja kumb on hirmu hääl ja kes ei oska neid eristada, võite siis tulla mu koduleheküljel on spetsiaalne internetiseminar saadaval, kuidas teha vahet südame häälel ja hirmu häälel. Saate seda kohe kogeda ja endale sobivatel aegadel vaadata. Et seda muutust ja transformatsiooni ei saa mitte keegi teine meie ellu meile esile kutsuda, kui see on meie valik, nagu ma nädala alguse kokkuvõttes ka ütlesin, siis see on valikute aeg. Siin on vaja valida, teha, mõelda ja öelda seda, mida me tõesti armastame. Ja sellega me loome enda elule tugeva vundamendi ja oma ettevõtmistele uue eduvoo käivituse. Ja me ei saa seda üksi olles nii-öelda nagu oma ette põlve peal nokitsedes, et kõige parem areng, kõige kiirem areng on läbi suhtlemiste ja ausate peegelduste. Parim, mida me sellel päeval teha saame, on südamest suhelda nendega, kellega on tunne ja ausalt peegeldada üksteisele ka. Võime isegi paluda oma kaaslaselt, oma kallimalt, oma sõbrannadelt, et kui te kuulete, et ma hakkan rääkima hirmu mõtteid ja teil on halb tunne seda kuulata, mida ma räägin, peatage mind. Palun tooge mu tähelepanu sellele, et ma hakkaksin rääkima seda, mida ma armastan ja kuidas ma tegelikult soovin. Nii me saame muuta iga suhtlemise suureks tervenduspraktikaks ja see võib olla ka lõbus. Humoorikas protsess ei pea olema selline tõsine, et kuule, vaata, mis sa nüüd ütlesid, vaid huumoriga, rõõmuga, armastusega, soojusega, südamlikkusega, rõõmsa häälestusega saame neid muudatusi teha. Nii et selline 3D tahedusest
multidimensionaalsesse jumalikkuse olemusse sulandumine, selle päeva teema ja tead, sa oled loodud särama oma elus nagu kaunis täht. Ei ole vaja ennast pidada kuidagi vähemaks või kehvemaks kui keegi või miski. Mulle väga meeldis, kuidas see ihnus koi tuli välja, et ole ihne oma hirmudega. Ilus mõte. Okei, ja olemegi suvisese pööripäeva energiate juures. Ja suvine pööripäev tuleb meile väga kaunilt, väga suure sõnumiga, et on aeg voolata. On voolamise suvi, me voolame, usaldame voogu ja väga paljude inimeste eludes on see suvi vanade teemade lõpetamine. Et see, nii nagu kevadel tuleb tulvavesi ja uhub kõik need jäätükid ja prügid kraavikallastelt ja oja äärtest minema, samamoodi selle suve energia võime võrrelda sellise võimsa nagu veejoana nagu kosk, selline armastuse kosk, mis meid puhastab ja korrastab ja uhub minema kõik, mis on olnud meie kire ja südametee vastu. Et me õpiksime olema hästi selged oma piirides, mis mulle tegelikult meeldib ja mis mulle tegelikult ei meeldi, et ma ei löö käsi kogemustega, millega mul ei ole täielikku kooskõla. Ja see suvi kutsub meid aru saama seda, et meil on kogu aeg võimalik valida. Igas hetkes on võimalik valida jätkata oma elu kas endisel moel või valida midagi täiesti uut või valida midagi hästi unustatud vana või valida panna esikohale see, mida me oleme seni pidanud teisejärguliseks või hobiks või mingit laadi justkui kõrvalprojektiks. Et need negatiivsused ja mürgised energiat me saame valida lasta minna. Et tehes sellel suvisesel pööripäeval ja selle pööripäeva energiates, mis on siis juba 48 tundi ennem pööripäeva hetke ja 48 tundi peale pööripäeva hetke. Selles 4-päevases portaalis, selles suvise pööripäeva portaalis võivad toimuda tohutud läbimurded ja tohutud muutused meie enda energiaväljas, sest meie kõrgem mina kogu aeg üritab meile sõnumeid tuua, ta üritab meid juhatada tagasi kõige armastusküllasemale teele, kui me oleme sellele teemale läinud. Ja kui me lõpetame vastu vaidlemise enda armastuse kogemusele, mida me tõesti armastame, mida me tõesti tahame, mis meile tõesti meeldib, me tuleme harmooniasse. Me tuleme harmooniasse iseendaga, tuleme harmooniasse loodusega, tuleme harmooniasse universumiga ja olles harmoonias, ekstaatilises naudingus ja kooskõlas eluga hakkab elu meid kandma. Nii et kui sellel päeval või siin nendel päevadel on selline tormine tunne, et nagu kistakse, mingid energiat kisuvad ja räsivad ja siis see on selleks, et sinu see teemant puhastatakse praegu elu poolt. Et need vale mina kihid, hirmu kihid, ärevuse kihid, pinge kihid, stressi kihid,
minema uhuda, et see päris ja ehe ja siiras ja sügavas rahuolus sina saaks tulla nähtavale. Ja oluline on taibata, et mitte ainult sinuga ei toimu siin sellel suvisel pööripäeval selline suur sisemine ärkamine ja sisemine puhastus, vaid see toimub meie kõikidega. See on meie kõikide praegune, ütleme, missioon on ennast puhtaks raputada nendest võõrastest energiatest, võib-olla mingil juhul ka võõrastest sulgedest, võõrastest mõtetest, võõrastest ideedest, mitte omastest harjumustest ja hakkab vägi tagasi tulema. Läbi tunnistamise, oma südametõe tunnistamise tuleb vägi meisse tagasi. Ja eriti kui sa oled tundnud, et sa oled kuidagi nagu maha surutud või ei ole seda õiget minekut, kõik tundub nii raske või nagu kõnnid ringi ja nagu oleks sellised takerdumised küljes, siis elu ütleb, et tunnista endale ausalt, kui sa nii tunned. Tunnista, et praegu on mu elus mingi imelik raskus, võib-olla sa isegi tead, mis raskus see on. Ma palun kergendust, ma palun kergust, ma taotlen muutust. Ja arvestades sellega, et kõikide meie eludes võivad praegusel hetkel sellised suured sündmused, ütleme siis niimoodi, toimuda, siis see ei ole see koht, et annan alla või see ei ole see koht, et saadan kõik kuu peale, vaid see on see koht, et ma usaldan voogu, et kui praegu on nii, siis järelikult lähevad asjad palju paremaks. Kui praegu ei ole kõige meelepärasem, siis mina valin, mäletate, rääkisime nädala alguse kokkuvõttes, mina valin enda edu, mina valin kogeda edu. Kui praegu ei ole nii, nagu ma tahan, ma lihtsalt austan seda, ma aktsepteerin, ma ei võitle sellega, ma ei lähe kellelegi nagu näpuga näitama, et miks sina nii pead olema, miks sina nii teed, vaid ma austan, annan selle kogemuse algallikale lahendada ja usaldan, et voog oskab väga hästi kõike ja kõiki ümber korraldada siin elus. Mina teen valiku elada selle kohaselt, nagu mulle meeldib. Suur edu on minu jaoks võimalik. Ma valin suhelda nendega, kellega mul on hea tunne. Ja ma valin olla see, kes ma tõeliselt olen. Ja usaldan, et selles energias, kui ma olen iseendaga taas kooskõlalisuses, hakkavad toimuma protsessid, millest mul ei ole võib-olla mõistusega õrna aimugi olnud. Aga elu hakkab kandma täiesti uuel moel, ehk siis elu hakkab meid üllatama, ütleme siis niimoodi, et see on üllatuste suvi, see on üllatuste pööripäev, see on läbimurrete pööripäev, aga see ei pruugi tulla sulle kuldkandikul mugavusena. Et siin pannakse meid elu poolt proovile, et kas me jääme enda südamele truuks või me hakkame ikkagi oma hirmumina toitma. Ja mäletate seda Ihnuskoi kaarti, kus meil see siis oli siin. Et ole oma hirmudega ihne, ei ole vaja neid toita. Vaatame, mis on see hea võti, mis aitab meid hoida endaga hästi kooskõlas ja endale truuks jääda. Tuleta meelde enda süütuse, puhtuse olemust. Sa oled puhas, sa oled süüta, sa oled valguse laps. Ei ole vaja ennast samastada nende lugude ja kogemuste ja mälestuste ja mingisuguste illusioonidega,
et võid ka paluda Ganeshalt endale tugevamat kaitset, et sind ei tõmmataks kaasa sinna varjude maailma, vaid et toimuks selline suur hoituses edasiliikumine terves elus. Ja kõikide nende teemade toetuseks on siis mu koduleheküljel üleval ka spetsiaalne kanaldusmeditatsioon. Ma panen need kaardid lausa siit eraldi, sest ma kasutan neid selle meditatsiooni salvestamisel abina. Mul oleks meeles kõik need õiged punktid läbi käia. Juhuu! Ja olemegi jõudnud 22. juuni energiate juurde. Võib-olla siin paljud on juba jaanipäeva mõtetes ja jaanipäeva lainel. Aga mis meie elus siin toimub 22. juuni on väga ilus ja jällegi selline pöörangupäev, kus meile võib tulla palju selgust. Et kui siin see suvine pööripäeva energia on hästi puhastav ja hästi selline kosena meid läbi uhu, et kus on veel need ebakõlalisused, et need minema saaks juhatatud, siis 22. juuni meis on juba see suurem puhtus toimunud, puhastus, mida rohkem oleme lasknud endal tulla enda ehedasse algolemusse kohale, seda tugevamalt me tunneme, et me olemegi võimsad armastuse saadikud siin maa peal. Võimalik, et tulevad väga jõuliselt, väga tugevad arusaamised selle kohta, mis on su elu missioon, elu ülesanne, mida sa oled kutsutud siia planeedile tooma ja kinkima inimkonna hüvanguks ja see võib sulle anda ka väga imelisi ideid sinu rahaasjade ja sinu maise külluse ja ka vaimse külluse kooskõlalisuse kohta, et ma väga soovitan hoida siin hästi selged pead nendel päevadel, sest et siin võivad tulla väga võimsad taipamised, et siis pange need ka kindlasti kirja. Ja kui tulevad hirmud, et näed, mul tuli selline mõte ja ma tahaksingi midagi sellist teha, aga mul on hirm, siis tuletame seda ihnuskoid siin meelde, kus ma juba segasin kaardipakki ära. Ühesõnaga, olge hirmuga ihnad, ei ole vaja hirmu toita, vaid anna kõik need hirmulood tagasi algallikale. Hirmud on märguandeks selle kohta, et me ei ole südamega ühenduses. Ja selleks, et südamega ühendust võimendada, ei ole meil vaja mitte nagu üle rääkida, vaid meil on vaja lõdvestuda ja tunnistada, et mulle aitab sellest hirmude järgi enda tagasihoidmisest. Mina valin olla vaba. See on minu valik, see on minu elu. Ma tahan elada avatud südamega, ma valin elada avatud südamega, mulle meeldib elada avatud südamega, mulle meeldib kogeda edu, õnne, armastust. Mina valin elada 5. dimensiooni sagedusel ja kõrgemal. Ja mina valin seda, et minu elus on õnnelik suhe, on õnnelikud uued algused, see on minu valik, see on minu elu, see on minu otsus, mina olen vastutav. Et selline kogu aeg südame järgi ennast joondamine ja otsustamine, kuidas ma tegelikult tahan, toob su ellu tagasi valguse. Valgus ongi usk, valgus on armastus, valgus on meeldimistunne, valgus on info, et ma luban ennast õpetada, kui ma midagi ei oska, ma õpin. Ma pühendun sellele, mida ma tahan osata. Ma olen avatud edule, ma olen avatud õnnele, ma olen avatud kergusele, ma olen avatud rõõmule, ma olen avatud. Et see avatuse aspekt meis algallikale, armastusele, õnnistustele, edule aitabki meil seda kogemust tuua, kui ma olen suletud sellele, ütlen, ma ei tea või ma ei usu, et igasugune eitus sulgeb. Kui ma ei tea,
ma ei usu, ma avan ennast, ma olen avatud. Ma olen avatud õnnele ja edule. Et selline suve algus, kuidas me oma suve energiaid alustame, määrab tegelikult terve meie suve energiate kulgemise, nii et ma väga soovitan väga teadlikult võtta sellel päeval aega ja ennast väga teadlikult avada nendele sündmustele, kogemustele, tunnetele, mida ma tegelikult tunda tahan. Selline pööripäeva nädal. Soovin teile imelist voogu, aitäh teile kuulamast, vaatamast, aitäh kallid vipid teile toetusest. Mingu kõik kõige kõrgemal moel, olge õnnistatud.